Tahtsin teile anda täna kätte tööriistad siis, mismoodi luua kontakti, kõige parem kontakt iseendaga. Me võime elus olla vahepeal kuskil sellises raskemas kohas, kus me tunneme võib-olla, et me tahame väliselt või väljaspoolt mingisugust tuge, toetust. Võib-olla oleme mingis kohas, raskes kohas, kus me oleme täiesti sellises seisus, kus me ei näe mingit väljapääsu. Või kes ennast nagu natukene sügavamalt on tundma õppinud, siis on ka päevi ja hetki, kus võime tunda ennast väga keerulises kohas energeetiliselt. Ja kui selline asi peaks juhtuma, siis tegelikult on hästi hea tööriist, mille ma praegu siis teiega jagan, et kui sa oled nagu jõudnud sellisesse kohta, kus sa võid tunda neid tundeid või olemist sellist, et siis sa võid praegu selle harjutuse kaasa teha, et siis sa teinekord tead, kuidas ennast aidata. Sest et me oleme iseenda kõige paremad tervendajad ja iseenda kõige paremad aitajad. Et kahjuks on nii, et ükski terapeut ei suuda meid ikkagi lõpuni viia sellisesse seisundisse, kuhu me jõuame sügavamal tasandil täiesti üksi ja ise. Seetõttu ma annangi siis selle väikse harjutuse, mida saaks siis vajadusel kasutada, mille ma ise olen läbi teinud ja mida ma ise olen kogenud, et mulle meeldib jagada neid asju, mis ma olen ise juba eelnevalt läbi kogenud, et siis anda sellele nagu sügavam tähendus ja jagada seda omalt poolt välja, et kindlasti on keegi, keda võiks aidata samamoodi, nagu mind on aidanud. Palju sellised olukorrad võivad tulla lapsepõlvest, kus on mingitel elumomentidel eriti tugevalt nagu avalduvad ja tulevad esile. Et see on see koht, kus siis see väike sina tegelikult ilmub välja, kes on võib-olla rohkem sellises uinumas olekus. Ja siis olekski vaja sellele väiksele sinale nagu tähelepanu pöörata. See hästi rahustab ja aitab tagasi siis sind jälle siia tänapäeva sellesse tavaelurütmi. Et sa võidki leida endale siis praegu hetkel mingi siukse mõnusa olemise ja koha, kus sa saad olla siis täiesti rahulikult. Vaata, et sul ümbruses ei oleks mingit müra, isegi ei ole hea, kui see muusika sul on. Et kohtu selle vaikusega ja ole selles vaikuses, kui sa selles vaikuses oled, siis sa tunned, et sa oled rohkem keskendunud iseendale. Mida vähem on neid väliseid signaale ja ärritajaid, seda parem on siukseid meditatsioone või harjutusi läbi viia. Hea oleks ka, mis annab nagu mõnusa turvatunde, kui sa leiad endale siukse, võid isegi, ma arvan, pikali olla. Et kui sa lähed nagu meditatsiooni tava sellesse olekusse, mis tehakse ka hästi tihti, on nagu istutakse, siis selle
harjutuse ajal ikkagi soovitaksin pikali olla. Ja kui sa pikali oled läinud, siis otsi endale mingi sihuke mõnus selline peaalune ka, mingi mugav padi, pehme padi. Mida pehmemad asjad on, seda turvalisemalt ja mõnusamalt sa ennast tunned. Ja peale on hea, kui sa paned endale mingisuguse teki või siis fliisi, peaasi, et sul on seal nagu mõnus soe olla. Et oluline ongi endale luua see hästi turvaline, soe, pehme, toetav ruum. See on hästi oluline selle meditatsiooni või harjutuse ajal. Ja tavaliselt, kui beebi on ema üsas, siis ta on samuti poolkägaras või kõveras asendis, et too endal need põlved rohkem kõhu juurde. Ole keera ennast külje peal, ole külje peal ja siis too põlved kõhu juurde, nii et sul on endal mugav. Et ei tekiks mingit liigset pingutust, vaid et sa suudaksid jääda lõdvestunud asendisse. See võib üles tuua sulle see asend, see võib sulle üles tuua mingid mäletamised alateadvuses. Lihtsalt luba sellel olla. Sest selle harjutusega täna me lubame ja läheme alistumisesse, vastuvõtmisse. Kõigega, mis on. Nüüd vaata, kuidas sa enda käed paned. Kas sa paned oma käed, sätid nad risti, siis üle teineteise, kas siis kõhu peale, et sa nagu võtad endal ümbert kinni enda kätega. Või siis tahad sa käed paned risti ja tahad sa panna need endale nagu võtad õlgadest kinni. Vaata, kumb asend sulle nagu mugavam või vastuvõtlikum on. Kõige tähtsam on see, et sa tunneksid selles asendis ennast turvaliselt ja hoituna. Ja hoituna just iseenda poolt. Mitte kuskilt väljast, vaid iseenda poolt. Hinga endasse seda rahu, mis võib hakata aega mööda sinuni jõudma. Tunneta seda tunnet, kus sa hoiad ennast hellalt enda ümbert kinni. Teadvusta, et sa oled sina. Ja see on kõige lihtsam viis ennast armastada, ennast hoida, ennast tunnustada. Hinga rahulikult. Tunneta enda iga hingetõmmet. Mis läbib sinu kõhtu ja rinnakut. See mõnus sügav rahutunne, mida sa saad hoida
hoides koos iseendaga. sa võid tunda, kuidas sa hakkad maanduma, rahunema. kõik sinu ümber on vaikne ja muutub veelgi vaiksemaks. kui sa tunned ärevust, miski sinu sees nagu pulbitseb, mis ei anna sulle rahu, sa tunned, et sul on enda kehas raske olla. siis hoia ennast, vii tähelepanu enda hoidmisele, enda kätele, kus sa tunned oma käte soojust ümber enda. ja see hoidmine, enda hoidmine hakkab järk-järgult vähendama sinu ärevust. sest sa hakkad läbi selle tundma ennast järjest turvalisemalt. kui sa tahad, sa võid ennast natukene tugevamalt nagu pigistada, et anda endale märku, kehale märku, et sa oled olemas. ei ole mitte midagi, mitte kedagi sinuga, vaid oled ainult sina. see, kes on ärev ja rahutu, see võib olla sinu väike sina, sinu lapsepõlvest. võid öelda talle mõttes, et ma kaitsen sind. ma olen sinuga. sa ei pea tundma ärevust. täna ma olen suur ja suudan sinu eest seista, sinu jaoks olemas olla ja me oleme koos. sa võid tunda, kuidas see ärevus hakkab vaibuma. väiksele sinule tekib turvalisem tunne. võid küsida endalt, aga kes mind hoiab? võid ennast tugevamalt kallistada ja endale öelda, Jumal on andnud mulle selle väe ennast hoida. ja ma saan sellega hakkama. minus on see vägi olemas, mis mind toetab. kui sa tahad, sa võid vahetada käte asendit. kui sul ennem olid nad õlgadel, võid panna kõhule. tunneta enda käsi või siis vastupidi. ole iseendaga niimoodi sooja teki all, pehme padja peal, mõnusas vaikuses. nii kaua, kui sa tunned ennast järjest turvalisemalt.
rahulikumalt, hoitumalt. See on see ehe armastus, mida sa saad endale pakkuda. See on see armastus, mis ei tule väljast, vaid tuleb sinu seest iseenda vastu. See on see, mida sa kinnitad, kasvatad iseendas. Hoides iseennast, hakkad sa ennast rohkem armastama, tunnustama, mõistma, aktsepteerima, enda jaoks kohal olema. Sest seda ei saa mitte keegi teine sulle kinkida ega pakkuda. Sügaval tasandil. Seda saad teha sina ainult iseendale. Ja just see sügav tasand on see kõige olulisem tasand. See juurtasand, kuhu on vaja meil jõuda. Et tõelised imed saaksid sündida. Et saaksime vastu võtta need õnnistused, need päris õnnistused, mis meile kõigile tegelikult antud on. Ja see kõik sünnib läbi meie iseenda. Ole hoitud.